ja mul on suur rõõm mängida siis kondiitri käsilast. Et Grete Võrklaev valmistas sulle kuningliku laululuige, sest täpselt nii graatsiline, kaunis, veetlev ja suurepärane lauljanna sa, Elina, oled. Palju õnne Õhtulehe poolt ja imelist säravat uut aastaringi sulle. Vot see on ilus. Aga kas need lilled on ka söödavad? Lilled ei ole söödavad, aga kõik muu on. Aga äkki see on ka vihje, et me siis nüüd ootame tütart ühel päeval. Ühel päeval. Anname tellimuse sisse. Jaa, esialgu saame poisiga hakkama ja siis vaatame, kas luiged toovad tüdrukuid või siis ikkagi on need toonekored, kes neid toovad. Sa valmistad ise suurepäraseid torte ja siis sa käid siin oma lemmikpagariäris. Et milliseid torte sa siis ise viimasel ajal valmistad? Mis on see hitt teie kodus? No viimasel ajal olen ma avastanud hitiks porganditordi või porgandikoogi ja tuleb välja, et seda on üsna lihtne teha ja kuna Eestis on alati olemas head värsked porgandid, siis on ju see eriti tore. Siis mulle meeldib tegelikult tiramisut teha. Tavaliselt, kui ma tahan teha oma lähedastele head meelt, siis ma küsin, et millist kooki te tahate, seda või seda. Siis kui on hea ploomiaeg, siis ma teen ploomi ja kohupiima kooki, mis on lihtsalt nii hea ja ka üsna lihtne teha. Siis ma teen ka maasikametsa, aga tihtilugu me teeme seda koos emaga, kuna see on pigem ema selline lemmik magustoit. Rabarberikooki ma teen, õunakooki ma teen, et jah, minu kookide repertuaar on päris suur. Nii, et armastus käib kõhu kaudu, siis mis sinu mehe lemmikkook on sinu repertuaarist? Tema sööb kõike, mida mina teen ja talle kõik see meeldib, olgu see lihtsalt tatrapuder tomatitega või siis tõeliselt hea kook, talle sobib kõik. Kui me viimati sinuga sellise pikema intervjuu tegime, siis oliiv oli sul kõhus veel. Ehk siis aasta on võt niimoodi möödunud. Kellele kuidas? Mulle tundub, et see aasta on juba 10 aastat, 10 aastapikkune aasta on olnud. Ma tahtsingi küsida, et kuidas siis on aasta emana läinud? See on olnud väga huvitav aeg oma väljakutsetega, oma rõõmudega ja tõesti nende emotsioonide amplituud on meeletult suur ja on olnud tõesti väga imeilusaid avastushetki ja ka selliseid hirmsamaid ja selliseid imelikke avastushetki nii enda suhtes kui ka maailma suhtes ja see on tõesti väga-väga põnev teekond ja kui tõesti on soov kasvada inimesena, siis lapse saamine on kindlasti see teekond, kus sa saad super kiiresti selle kasvu kätte. Su beebi on ikka mega super andekas või Oliiv juba 4 keelt valdab või õpib või kuidas üldse väike lapsel tekib, et kui ta on nii mitut keelt peab korraga valdama? Ma arvan, et iga pisike laps on väga andekas ja tegelikult geniaalne ja isegi Oxfordi mingisugune uuring tehti, et kuni 5-aastased või kuni 3-aastased on 100% geniaalsed ja siis iga aastaga hakkab see geniaalsusprotsent hakkab kukkuma, aga see tihtilugu tuleneb sellest sootsiumist ja vanematest. Ja kõik lapsed on geniaalsed, aga jah, Oliivikesel on selline elu välja kukkunud, et ta elab 4-keelses keskkonnas ja peab aru saama 4 keelest. Eks tundub, et ta saab aru, eks ta räägib, tundub, et Ühesõnaga Eesti, vene, inglis, ungari. Just nimelt. No eks ma laulan ja räägin talle luuletusi ka itaalia ja prantsuse keeles ka, aga see jookseb lihtsalt taustaks. Ja kuna ma natukene muretsen, et äkki ta jääb kuidagi hätta enda väljendusega, siis me nüüd hakkasime ka beebiviiplemist tegema. Mis see on? Beebiviiplemine on siis Eesti viiplemise keelel põhinev siis keel ja siis on kindlad mingisugused märgid, mida kui sa räägid lapsega, siis sa teed samal ajal. Näiteks veel, kõik, tantsima, laulma. Aitäh! Kuidas on, ma armastan sind?
oled seda õppinud juba? Seda ma ei ole veel õppinud, et tegelikult meil just beebiviiplemise õpetajaga on kohtumine järgmisel nädalal, ja siis ta annab juurde erinevaid viiplemisi, vaatab, kuidas me pisikese oliivikesega suhtleme ja siis juba sellele tuginedes ta oskab meil paremini siis aidata, et Tartus on selline beebiviiplemise kool olemas ja siis ta tuleb siis meile siia Tallinnasse ja mõne kuu jooksul on ta siis meil isiklikuks juhiks ja et iga küsimuse korral võin ma tema poole pöörduda, et selline tore koostöö tuleb ja vaatame, et kuidas tundub, kuna Olivikesele väga pakub huvi, et kui ma midagi seal talle näitan, siis ta lausa niimoodi väga suure huviga vaatab. Et vaatame, kuidas see talle külge jääb, aga vähemalt see beebiviiplemise õpetaja ütles, et isegi 1,5-aastane laps juba võib teha lauseid viiplemise teel, et kui ta ei oska, ta ei tea, näiteks tal on hirmus, aga ta ei tea öelda, et mul on hirm, siis ta lihtsalt näitab niimoodi. Et ma loodan, et see teeb Olivikese elu natukene lihtsamaks. Aga mis ta esimene sõna oli? Mama. Selge. Mama. Ja tegelikult ta ütleb Anja, mis on siis emme ungari keeles ka. Ehk siis on mama ja Anja. Ja siis niet vene keeles. Ei, nii nada. Pole vaja, on ka vene keeles ja siis ta ütleb yeah, mis on inglise keeles. Vahel ta ütleb emme, aga ma ei tea, kas ta ütleb seda teadlikult, aga praktiliselt kõikides keeltes juba on tal see ema olemas. Njam. See on väga oluline. Kuidas ta muusikusse suhtub, et kui ta sinu kõhus juba selles keskkonnas kasvas, kas ta pigem naudib seda või kes teab ja vahel ongi, et lauljate lapsed ei taha midagi muusikast teada? Tead, ma pean tema silmaringi natukene avardama, kuna talle istub ainult klassikaline muusika. Talle popmuusika ei meeldi, et kui käib mingisugune raadios popmuusika, et siis ta ei taha seda kuulata. Ta hakkab näitab kogu oma olemusega, et see talle ei meeldi, siis kui ma panen midagi klassikalist, pigem tempokamat, siis see talle väga meeldib. Näiteks Kankaan, kõigile tuntud. Kui tal näiteks on väga paha tuju, kisab, kärab, paneme Kankaani, siis hakkab kohe tantsima ka ja siis öösel näiteks on mingisugune keerulisem hetk, et ei jää magama. Kankaan. Päevasel ajal veel okei, aga öösel, kui ma pean seda pool tundi või tund aega järjest kuulama, siis sellest Kankaanist on natukene kogu meie perel juba natukene paha olla. Väga huvitav. Aga jaa, isegi täna me kuulasime, ma iga loo ajal ütlen, kes on autor ja siis talle täna läks väga Vivaldi läks väga hästi peale aastaajad. See on nii tuntud ka, et siis ta lausa tantsis selle järgi, et tal on omad tantsuliigutused. Mul jääb küll mulje, et oleks nagu professori laps, keda kasvatatakse, et niisugune keskkond või nagu sa mängid seal veetlevas leedis, eks ju, et ta oleks nagu Mr. Higginsi juures kasvaks. Kas sa tõesti oledki nii superpüüdlik, kui sa vahel ikka lubad endale ka libastumisi emana? Või on sa kogu aeg täiuslik või? Täiuslikkus tegelikult ei ole olemas. Ja eks milline sinu nõrk hetk on? Kas sa oled istunud kuskil WC-s ja lihtsalt nutud, sest sa oled nii väsinud ja sa ei jaksa ja Oliiv nutab kõrvaltoas? Ma pean tõdema, et mingi hetk ma olin nii väsinud, tal olid just samal ajal tuli 6 hammast. Kujutad ette, kui meil tulevad tapmushambad, et on päris paha olla, aga kui pisikesel lapsel, kes ei tea, mis asi see üldse on ja ta tulevad 6 hammast ja ma kujutan ette, et pisike laps ei tee vahet see, mis tal sees toimub ja väljaspool. Ja kui tal on sees valus ja ebamugav, siis talle tundub, et kogu maailm on valus ja ebamugav. Ja tulid 6 hammast ja siis ta jäi haigeks ka, lõpuks oli bronhiit ja palavik oli meil üle nädala. Ma saan aru, mida... Ja nina oli kinni, ehk siis ma juba üle nädala magasin ainult istudes öösiti, kuna tal teistmoodi ei saanud hingata. Ja lõpuks ma olin omadega ja iga 15 minuti tagant tarkas üles. Ja päeval ka nagu väga magada ei saanud ja lõpuks ma olin päris läbi omadega. Ja siis järjekordne kord, kui ta öösel ärkas üles, siis mõtlesin, et
et mu sees hakkasid juba nii veidrad mõtted tekkima, et vältida mingisugust siis emotsioonide, negatiivsete emotsioonide väljapuhangut, siis ma läksin keset tööd jooksma. Ja kuna Kadriorg on mul kodu lähedal, siis jooksin ma üle 10 kilomeetri kell 3 öösel. Päris hea oli pärast olla. Et selle jooksu ajal ma sain olla omaette vaikuses ja ka kõik see kogunenud väsimus ja emotsioon läks õigesse suunda. Nii et kui sul on võimalik, siis sa pigem teed sporti ja elad ennast siis seal välja, mis iganes. Ja absoluutselt, see on alati olnud minu jaoks selline just sportimine, jooksmine, adrenaliini selline laks on alati olnud minu jaoks see hetk, kus ma saan ennast maandada. Ja eks lapsega on palju keerulisem leida seda spordiaega ja selle tõttu ka koguneb rohkem selliseid võib-olla negatiivseid emotsioone keha sisse ja seda välja saada, siis tuleb leida see aeg. Kuna me teame, et laps muudab üldse peredünaamikat, abielu, no ikka täiesti pea peale. Isegi ükskõik kui elevil sa sellest kõigest ei ole. Kuidas on teie peredünaamika ja abielu üldse aasta jooksul? No mitte vastu pidanud, vaid kas muutunud, jäänud samaks? Kuidas te ema-isana olete toiminud? No Ahmed on väga-väga tore, äge isa ja see, millise naudinguga ta tegeleb pojaga, see teeb mind tõesti väga õnnelikuks ja tegelikult see tema suhtumine ja tema soov lapsega tegeleda on ka päästnud nii mõnedki olukorrad. Et võib-olla emotsioonide ja hormoonide ajal oleksime võib-olla juba 100 korda kodunt välja jäänud. Aga jah, kuna ta on nii tore isa, siis see alati päästab olukorra. Ta on olnud siis väga ikkagi toetav sulle, et ta näeb, kui sa oled nagu täiesti juba piiri peal, siis ta tuleb ja päästab, võtab lapse ära. Et ta annab sulle su aega või kuidas see on, et kuidas ta tajub seda, kui sul on raske? Mul ei ole probleeme rääkimisega, ma teen kogu maailmale teatavaks, et mul on raske. Selge. Ja et mul on vaja enda jaoks aega. Aga jah, eks see loomulikult muudab dünaamikat ja laste saamine, see on kõige suurem proovikivi suhtes. No ei tea, kuhu see proovikivi meid viib, kas viib edasi kokku või hoopis lahku, et ei tea. Mina igal juhul teen enda poolt kõik parimat, tema teeb ka, aga kuidas see edasi läheb, seda kunagi ei tea. Sest nii mõnigi kord mõtleme, et nemad näevad nii ideaalsed välja ja on, ma ei tea, 30 aastat koos ja lähevad lahku. Et see suhete dünaamika, see on väga triki asi ja kunagi ei tea, et seal ma ei saa öelda, et elu lõpuni koos. 100% muidugi. Ja 100% ei saa, ma kujutan ette mitte keegi öelda. Teha kõik võimalik, et lapsel oleks hea olla, et kui juba laps ühendab inimesi, siis see paneb ikka täitsa teised reeglid paika. Vähemalt minu arusaamise järgi. Aga ikkagi nüüd rõhutame, praegu te ikka olete ju koos, eks? Jah, ikka. Et siit, vaata, mina ei kirjuta midagi siit välja, aga kui seal nüüd linti läks, siis kuna sa ütlesid, et sa enam ei välista ühel päeval tulevikus. Loomulikult, aga seda, nagu ma ütlen, et seda ei saa ühegi suhte kohta 100% olla kindel, et inimesed on koos surmani. Ja selle tõttu, ma räägin ausalt nagu oma tunnetest ja oma arusaamistest ja ükskõik kui suur armastus ükskõik kellega mul oleks. Ma ei oleks kunagi 100% suuteline ütlema, et ma olen selle inimesega elu lõpuni koos. Et ma unistan sellest ja ma teen kõik selle jaoks, aga kuidas elu edasi läheb, seda me kunagi ei tea. Ma ikkagi nüüd näen, et kõrvas sul on kõrvarõngad ja ma nägin ka, et sa kannad kaelakeesid. Mis värk nüüd nende sõrmuste vaba kätega on? Ma pean tõdema, et eile ma panin oma kaelakee selge ja tähendab kaela ja ma tundsin ennast nii ebamugavalt selles, aga mul oli must kleit seljas, mõtlesin, et kui ma ei pane mitte midagi sinna juurde, siis see ei ole päris hea ja ma siis ohverdasin oma heaolutundega ja panin kõik need längivad asjad endal külge. Ja ka see on praegu siin, kuna kui mul ei oleks, see ei oleks päris,
võtteajaks ühesõnaga. Jaa, võtteajaks, aga niimoodi ka, et mu kõrvad säiliks üldse. Ei kanna ma mitte midagi, sellepärast, et minu pisikene Oliivikene on nii aktiivne poiss, et kui mul midagi kõrvas on, siis see on sealt läinud ja väga valusalt läinud. Okay. Et ta tirib, ta veel ei saa aru, kuigi ma seletan talle 100 korda, aga ta on ainult 1-aastane ja väga tugev on. Ja niimoodi on mul päris palju haiget teinud ja see puudutab ka sõrmuseid ja kõiki. Ja see tunnetus üldse, kui mul midagi on küljes, see häirib mind. See konkreetselt häirib mind, et kui enne, ma alati võtsin kodus kõik sõrmused ja kõik kaunistused ära, aga nüüd mul nagu isegi väljas olles ma tunnen, kuidas see mind häirib. See on võib-olla selline huvitav muutus, mis on olnud minu kehas. Sa vist ütlesid mulle ka, et sa lõhnu ei talu väga või parfüüme? Jaa, see on väga-väga huvitav jällegi. Ma mõtlesin oma ema peale täna, kui ma mõtlesin sellest parfüümidest, ma alati mõtlesin, miks mu ema ei kanna parfüüme? Üldse ei kanna, et nii palju on häid parfüüme. Ma olin enne täiesti parfüümi fänn. Mul oli, ma arvan, mitukümmend parfüümi korraga, mida ma siis niimoodi nuusutasin ja valisin oma enesetunde järgi, et mida endale peale panna. Aga siis, kui saabus rasedus, siis üldse ükski lõhn minu läheduses see oli õudusunenägu. Pärast seda, kui juba Oliivike sündis, siis mõtlesin, läheb äkki asi natukene lihtsamaks. Ja ainus asi, mida ma suutsin lõhnaga enda ellu tagasi tuua, olid kreemid. Ma ei saanud isegi kreemi, kus oligi vähemaltki mingisugune lõhn küljes, ma ei saanud kasutada. Et nüüd on vähemalt, mulle väga meeldib World of Beauty, üks Itaalia bränd, mis teeb Ayurveda siis sellistel nagu Ayurvedale põhinedes, et nendel on väga mõnusad need lõhnad, mis tekitavad mingit kindlat emotsiooni ja tunnet, et alles hiljuti olen ma suutnud need endal tagasi võtta kasutusse. Aga võt niimoodi kurvalt on läinud. Võib-olla aastakese pärast, kui nii-öelda räägitakse, et ju 2 aastat naisorganism toimub, siis võib-olla ma suudan jälle kasutada lõhnaolisid, aga kahjuks praegu mitte. Ühesõnaga, mina võin nüüd kinnitada, mina nägin sinu meest Oliiviga jalutamas, nii et te olete koos ja mis iganes inimesed loevad välja või arvasid, see vastada jälle, nii et see on lihtsalt sinu praegune harjumus, ütleme siis nii. Inimestele rääkida, et et ma ei kanna seda sõrmust selle, see ei ole tegelikult inimeste asi, mida ma kannan. Ma ju ei ütle, et teate, esmaspäeviti ma ei kanna trussasid, aga teisipäeviti ma kannan selliseid vanaema trussasid, kolmapäeviti ma kannan stringe. See ei ole inimeste asi ja samamoodi ma leian ka kõik need kaunistused ja sõrmused ja mis ma selga panen, et see ei ole nagu miks ma peaksin seda põhjendama, et välja arvatud ainult siis, kui lähen kuugile paljalt ja see inimesi kuidagi tõesti riivab, siis ma peaksin tõesti ennast põhjendama, et miks ma nagu niimoodi teen. Aga kui see kedagi ei sega, siis ma ei leia, et see peaks olema põhjendatud. Mis sa veel uuelt aastalt ootad? Nii enda uuelt aastalt kui siis uuelt aastalt? Enda uuelt aastalt, tegelikult mul on iga sünnipäeva sünnipäevane päev on mul selline traditsioon, et ma kirjutan läbi kogu eelmise aasta, mis on siis minu just sünniaasta ja siis ma mõtlen täpselt läbi, et mis juhtus ja kuidas oli ja pärast ma mõtlen täpselt kõik need asjad läbi, aga juba positiivses võtmes, ehk siis ma nagu nii-öelda muudan, programmeerin ümber oma mälu ja mulle jääb ainult siis kõik südamesse ja hinge, ainult see kõik hea. Ja isegi kui oli mingi hetk, oli tõesti väga häiriv ja halb, siis ma lihtsalt mõtlen, aga see hetk oli hoopis teistmoodi. Ehk siis ma natukene, võib-olla see on veits delulu, aga see, mulle tundub, et see nagu toimib hästi. Ja siis samamoodi ma teen ka järgneva aastaga, ehk siis ma mõtlen täpselt läbi, et kuidas see võiks minna, mis hetked võiksid mul elus toimuda ja siiamaani on see toimunud päris hästi. Et sa nagu manifesteerid siis sinna või? Jaa, loomulikult. Ja eks ma mõtlen selle kõik täpselt oma nii-öelda sisemise ekraani peal, kujutan ette kõik, mis toimub ja tunnetan emotsiooni mõttes ka, et kuidas see mind tundma paneb, et igal levelil üritan ma siis läbi tunnetada kõik, mis mind ees ootab. Ja tegelikult ideaalis ka meil kõigil on see hetk, kus hakkab nii-öelda restart. Ja nii-öelda mina kutsun seda maagiliseks minutiks.
ja tegelikult saab planeetide ja tähtede järgi välja arvutada, mis on iga inimese see maagiline minut ja see on tegelikult iga aasta on erineval ajal ja tihtilugu ka mõnikord ka erineval päeval ja siis just sellel hetkel, kui ma teen kogu selle oma sellise rituaali läbi, et siis see annab veel eriti võimsa tõuke järgmisel aastal. Ja tegelikult mõjub ka see koht, kus sa seda teed. On see Tallinn, Pariis, Viin, New York, London, ükskõik mis koht, et tavaliselt selle tõttu olen ma ka reisinud just samal ajal. Aga kuna nüüd oli nii palju tegevust ja pisikene on ka nüüd minu elus, et siis nii lihtsalt ei saa niimoodi, homme sõidan Pariisi, mida ma olen päris palju igal omal sünnipäeval olen eelnevalt teinud. Jah? Et sa oled oma sünnipäeval olnud üldse välismaal? Ja, absoluutselt. No. Et vaatab. Kuule, ma ei teadnudki, et sa oled esoteerika huviline. Jaa, loomulikult. No, mulle tundub, et üsna paljud, kui arvestades, et ma olen artist ja et ma ei ole tuumafüüsik ja selline matemaatik, et siis see on, mulle tundub üsna loogiline. Kui palju sa üldse nüüd reisid? Nüüd sa lähedki jälle reisima. Ja. Kas sa reisid siis Oliiviga, reisite perega? Palju sul nii-öelda tööreise on? Kui on pikem reis, siis ma reisin tihtilugu siis kogu perega. Kui see on lühikene reis, 1, maksimum 2 päeva, siis ma lähen tavaliselt üksi, kuna pisikest last mööda lennujaamasid ja lennukeid tassida teda, siis on talle minu arvates liiga suur stress ja väsib ära ja ka ma kujutan ette, et mina väsin ära. Et pigem praegu on ka veel selliste batsillide aeg ka, et tal on parem olla siis koos isaga, minu ema on abiks ja minu isa on abiks, et kõik on abiks ja tema armastusest ja sellisest tähelepanust ilma ei jää. Said kõigest 34, siis ma küsin, kuidas on siiani need 30-ndad sinu jaoks olnud ja kas nüüd see järgmise aasta 35 on nagu kuidagi mingi eriline verstapost või? Ma väga naudin nii-öelda vananemist. Ma väga naudin neid kogemusi, mis elu mulle toob ja mul on hea meel, et ma suudan kasvada nagu inimene, nagu isiksus, nagu naine, nüüd nagu ema ja ma arvan, et see on iga inimese tegelikult üks peamistest sihtidest kasvada ja areneda ja õnneks lõpuks ometi hakkab midagi ka siin mul tekkima siin ajukäärdude vahel ja mingit tarkust ja kogemust hakkab sinna kogunema ka, et 20-ndatesse tagasi ma ennast küll ei tahaks panna. Välja arvatud siis, kui ma saaksin võluda ennast sama ajuga, mis mul juba praegu on sinna samasse. Aga ei. Ja tegelikult üldse isegi tahaks, sellepärast, et 20-ndates see suhtumine naistes või noortes tüdrukutesse ja midagi päriselt teha just töö mõttes või siis ükskõik mis mõttes on palju keerulisem kui see, et kui sa oled juba 30-ndates ja mingisugused naerukurrukesed ja murekurrukesed on siin otsa ees, et inimeste suhtumine on ka juba teine, et võetakse tõsisemalt ja et see teeb mulle tohutult head meelt. Ühesõnaga, sa naudid küpsemist? Absoluutselt ja ma olen ka seda meelt, et kui ma panustan endasse, oma arengusse, kui ma hoolitsen enda ees, siis ma küpsen kui hea vein. Et see ei käi ainult meeste kohta, et nii mõnigi mees võib küpseda kui mõni tomat, mis läheb pärast pahaks. Aga mõni kui hea vein või keegi isegi nagu konjak. Et jah, oleneb väga palju sellest sisemusest. Aitäh, Elina, et sa mind jätkuvalt usaldad. Aitäh, et sa mulle kui väga pikaaegsele ajakirjanikul ikka nii avameelseid intervjuusid annad, et see mind ka üllatama paneb. Ja ma soovin sulle ilusat pidu oma lähedaste keskel. Nautige seda torti ja kõrget lendu ja sära siis oma uuel aastal. Ja tänan ja aitäh väga huvitavate küsimuste eest ja jällegi peatse kohtumisel. Jah. Ja. Et sa oled oma sünnipäeval olnud üldse välismaal, ja, absoluutselt. No. Et vaatab. Kuule, ma ei teadnudki, et sa oled esoteerika huviline. Jaa, loomulikult. Mulle tundub, et üsna paljud,
kui arvestades, et ma olen artist ja et ma ei ole tuumafüüsik ja selline matemaatik, et siis see on, mulle tundub üsna loogiline. Kui palju sa üldse nüüd reisid? Nüüd sa lähedki jälle reisima. Kas sa reisid siis Oliiviga, reisite perega? Palju sul nii-öelda tööreise on? Kui on pikem reis, siis ma reisin tihtilugu siis kogu perega. Kui see on lühikene reis, 1, maksimum 2 päeva, siis ma lähen tavaliselt üksi, kuna pisikest last mööda lennujaamasid ja lennukeid tassida teda, siis on talle minu arvates liiga suur stress ja väsib ära ja ka ma kujutan ette, et mina väsin ära. Et pigem praegu on ka veel selliste batsillide aeg ka, et tal on parem olla siis koos isaga, minu ema on abiks ja minu isa on abiks, et kõik on abiks ja tema armastusest ja sellisest tähelepanust ilma ei jää. Said kõigest 34, siis ma küsin, kuidas on siiani need 30-ndad sinu jaoks olnud ja kas nüüd see järgmise aasta 35 on nagu kuidagi mingi eriline verstapost või? Ma väga naudin nii-öelda vananemist. Ma väga naudin neid kogemusi, mis elu mulle toob ja mul on hea meel, et ma suudan kasvada nagu inimene, nagu isiksus, nagu naine, nüüd nagu ema ja ma arvan, et see on iga inimese tegelikult üks peamistest sihtidest kasvada ja areneda ja õnneks lõpuks ometi hakkab midagi ka siin mul tekkima siin ajukäärdude vahel ja mingit tarkust ja kogemust hakkab sinna kogunema ka, et 20-ndatesse tagasi ma ennast küll ei tahaks panna. Välja arvatud siis, kui ma saaksin võluda ennast sama ajuga, mis mul juba praegu on sinna samasse. Aga ei. Ja tegelikult üldse isegi tahaks, sellepärast, et 20-ndates see suhtumine naistes või noortesse, tüdrukutesse ja midagi päriselt teha just töö mõttes või siis ükskõik mis mõttes on palju keerulisem kui see, et kui sa oled juba 30-ndates ja mingisugused naerukurrukesed ja murekurrukesed on siin otsa ees, et inimeste suhtumine on ka juba teine, et võetakse tõsisemalt ja et see teeb mulle tohutult head meelt. Ühesõnaga, sa naudid küpsemist? Absoluutselt ja ma olen ka seda meelt, et kui ma panustan endasse, oma arengusse, kui ma hoolitsen enda ees, siis ma küpsen kui hea vein. Et see ei käi ainult meeste kohta, et nii mõnigi mees võib küpseda kui mõni tomat, mis läheb pärast pahaks. Aga mõni kui hea vein või keegi isegi nagu konjak. Et jah, oleneb väga palju sellest sisemusest. Aitäh, Helina, et sa mind jätkuvalt usaldad. Aitäh, et sa mulle kui väga pikaaegsele ajakirjanikul ikka nii avameelsed intervjuusid annad, et see mind ka üllatama paneb. Ja ma soovin sulle ilusat pidu oma lähedaste keskel. Nautige seda torti ja kõrget lendu ja sära siis oma uuel aastal. Ma tänan ja aitäh väga huvitavate küsimuste eest ja jällegi peatse kohtumisel.